Tallinna lennujaama territooriumil asub Air Maintenance Estonia nimeline lennuhooldusettevõtte angaar. Ligi 5000 ruutmeetrisele alale mahub kokku 3 suurt lennukit. Eestisse sõidavad hooldusesse lennukid Baltikumist, Venemaalt, Skandinaaviast, Kesk-Euroopast kui ka Suurbritanniast. Lennuhooldus on väga oluline ja põhjalik maailm, sest üks näpuviga võib tähendada suurt katastroofi. Valisime välja 5 tehnilistel põhjustel juhtunud lennuõnnetust, mis muutsid lennundusmaailma ja vaatame, mis on lennukite peal muutunud, et nendesuguseid enam kunagi ei juhtuks. 1986. aastal põrkas lennuk DC-9 lennul Mehhikost Los Angelesse vahetult enne maandumist kokku väikese eralennukiga Piper. Lennuõnnetuses hukkus kokku 73 inimest. Tol ajal ei olnud süsteeme, mis väldiksid lennukite kokkupõrget õhus. Täna siis on selle vastu süsteem nimega TCAS ehk Traffic Collision Avoidance System, mis põhimõtteliselt hoiatab pilooti kui lähenevast lennukist ja annab talle siis käsu, kas lennata ülespoole või allapoole. Ja teisel piloodil ta alati siis käseb teha vastupidist, et ei tekiks olukorda, kus 2 lennukit omavahel kokku põrkaks. See on siis see seadeldis, mis annab signaali selleks, et 2 lennukit teaksid, mis toimub, et nad üksteisele otsa ei sõidaks. Täpselt, jälgib traffiku nii-öelda. Peale on kantud spetsiaalne värv, mis laseb läbi laineid signaali, et oleks võimalik teada saada, mis lennuk on lähedal. Kui keegi selle nüüd mingi rõõmsat erksinist värvi niisama oma huvist värviks, siis see signaal ei pruugiks sealt läbi minna? Peab olema erivärv. Erivärv, okei. Et ma saan aru, et täpselt samasugune seadeldis on siis ka lennukil üleval peal. No nii on katuse peal, jah? Katuse peal, et aru saada, et alt või ülevalt keegi ei tuleks. Lennu ajal saavad piloodid näha läbi nende ekraanide kõik info, mis puudutab teist lennukit, mis on sisse tikkuja. Kui pikalt ette see hoiatus ja kui pikalt ette ta näeb, et selline kokkupurge võiks juhtuda, kui ta midagi ette ei võta? Väga pikalt. Mis tähendab väga pikalt? No see ei ole 100 meetrit, ei ole kilomeeter, on ka 10 kilomeetrit ja 15 kilomeetrit. Põhimõtteliselt süsteem arvutab ise, mida teha, sest me ei usalda enam inimest ja automaatika valib ise mida teha, kas üles minna või kiirust muuta või alla minna. Et võib öelda, et tänaseks päevaks 2 lennukit ei saa enam lauskokkupõrget teha? Kui süsteemi rikked või tahtlikult selle põhjustatud, siis seda ei saa juhtuda. Süsteemid on selle jaoks ehitatud, et seda juhtuks. Kurikuulsas Aloha õnnetusest 1988. aastal hukkus küll ainult 1 inimene, kuid 65 pardal olnud inimest said vigastada. Põhjustas see, et 19 aastat vanalt lennuk teinud väga palju maandumisi ja kui lennuk tõuseb õhku, siis teatavasti kere paisub, sest kuna lennuki keres sees on inimeste jaoks mugav rõhk, ümberringi väliskeskkonnas teatavasti alarõhk ja siis kere paisub. Maa peal olles kere tõmbab jälle kokku. Ja niimoodi lennuki kere aja jooksul ja lendude jooksul pidevalt mängib. Ja selle jooksul siis lennuki kere väsis ja kui vaadata lennuki keret üldse väljapoolt, siis lennuki kere on tehtud alumiiniumist ja mis juhtus Aloha õnnetusel on see, et nende ühenduskohtade peal tekkisid väsimuspraod. Täna nimetatakse sellise moodsa nimetusega scribe line ja siis nende väsimuspragude vastu siis täna on selline nõue, et tuleb teha vastavat inspektsiooni. Mina kontrollin siis neid kinnitusi, needid, mis siin on, et nendest ei oleks tulnud pragusid. Et kuna siia visuaalselt ligi ei pääse siia alla, siis ongi ultraheli meetod selle jaoks loodud ja lennuki tehas on siis välja töötanud manuaali, mille järgi me töötame. Et siin niisuguste väikeste sondidega me käime, kontrollime. Te kontrollite kogu selle lennuki kõik need vahed iga kord hoolduses üle? Iga kord ei kontrolli. Selle jaoks on teatud lennutunnid ja tsüklid, mis aja tagant seda tehakse. Ja kõike seda pinda ka üle ei käi. On teatud kohad, mis on nähtud, mis on pragunenud või mis on katki läinud. Et siis selle järgi saadetakse meile paber, töökäsk ja siis meie kontrollime ära. Nii. Siit proovime.
kui siin on midagi valesti, siis meie näeme siin indikatsiooni. Tundub, et selle lennukiga on kõik korras, vähemalt selle osaga siin. Selle osaga siin on korras, jah. Aga mis siis saab, kui näiteks andurid näitavad, et ei ole korras? Meie täidame oma vormid ära, anname raporti välja, et oleme leidnud siit kohast ra ja siis tulevad juba lehtmetallitöölised, kas nad lõikavad siit jupi välja või siis lennuki tootja tehas annab mingi erilise paberi, et mis siin teha tuleb. Peale seda õnnetust, mis oli Alohaga, ei ole seda sarnasel puhul juhtunud ja kui jälgida kõiki neid nõudeid, mis on hoolduses ette seatud, siis teha kõik seda korrektselt, siis seda juhtuda ei saa. 96. aastal Miami lähistel juhtus lennuõnnetus, mille põhjustas lennuki pagasiruumis tekkinud tulekahju. Lennuki pardal olnud 110 inimest hukkusid. Tol ajal lennukitel ei olnud pagasiruumides suitsuandureid, piloot üldse teada ei saanudki, et tulekahju puhkes ja lennuk põles ära õhus. Tänasel hetkel on kargoruumides on suitsuandurid ja teatud puhkudel on isegi tulekustutusseadmed, mis automaatselt tööle hakkavad, kui tulekahju avastatakse. Siin on lennukites on pagasiruumides on suitsuandurid ja tulekustutusballoonid, mida on näha sealt tagumise seina pealt. Lakke on paigaldatud suitsuandurid, et on võimalik kustutada tuld nii ees kui taga pagasiruumis. Signaal läheb üles kokpiti pilootidele ja siis piloodid saavad aktiveerida selle tulekustutussüsteemi siin. Ma tooks siia juurde kindlasti teise olulise asja, mis on see, et meil on küll automaatsed tulekustutussüsteemid, aga on väga seadusandlust on täiendatud tugevalt sellega, et me ei tohi ohtlikeid aineid lennuki peal vedada. Et loomulikult tulekustutussüsteemi vastu ei saa, kui ikkagi tahtlikult üritada midagi teha. 54. aastal lennuk Havilland Comet lagunes õhus ja maandus Vahemerre kõikide pardal olijatega. Sellest ajast peale pole ühelegi lennukile enam Comet nimeks pandud. Põhjus oli selles, et lennuki aknad olid disainitud teravnurkadega ja teatavasti pinged koonduvad teravnurkadesse. Täna me näeme, et lennukil, kus on avad, aknad, välditakse teravnurkasid, tehakse ovaalsed nurgad, et vältida selliste pragude tekkimist ja lisaks veel avade puhul tihti kasutatakse ka spetsiaalset tehnoloogiat, et hooldusajal kontrollida jumala eest, et siin ei ole tekkinud mõnda pragu. 1996. aastal plahvatas lennuk Boeing 747 õhus, olles teel Charles de Gaulle lennuväljale. Kõik 230 pardal olnud inimest hukkusid. Lennuk on teatavasti erinevalt laetud, et kui me katsume autot, me saame tihti särtsu autost, et sama võib juhtuda ka lennukiga, ehk siis potentsiaalide vahe keskkonna ja lennuki vahel on täiesti olemas. Ja see potentsiaalide vahe siis kulmineerus lennuki kütusepaagis, aurude keskkonnas ja siis lõppes see plahvatusega. Mis tehakse täna selleks, et seda vältida? Lennuki kere on palju paremini maandatud, elektriliselt maandatud. Juhtmestik lennukitel on parendatud. Ta on viidud lennuki kerest võimalikult eemale, et vältida lennukis siis kere ja juhtmete omavahelist hõõrdumist. Kus kohas see kütusepaak asub? Lennukil on tegelikult 3 kütusepaaki. Üks on vasaku tiiva sees, teine paremas ja üks on kere sees. Et 3 kütusepaaki. See on siis kuskil siin praegu? Just täpselt siin samas sees ja need on luugid, mis võetakse hoolduse ajal lahti. Siit me saame minna sisse, et teha inspektsiooni. Terve selle tiiva ulatuses siis on tegelikult kütusepaak? Just nii, jah. Pärast seda õnnetust hakatigi tegema nii, et erinevad pinnad ühendati omavahel metalliste trossidega, et maandada seda, vähendada võimalust, et tekiks erinevate pindade vahel staatiline elekter, mis võib omakorda siis kütuseaurude läheduses põhjustada plahvatust. Lisaks toodi erinevad juhtmed klambritega ja erinevate
meetoditega kerest eemale, et vähendada seda hõõrdumist vastu struktuuri. Kui palju üldse lennuõnnetusi juhtub? Kuidas öelda, et loomulikult võiks olla see protsent olematu, aga kahjuks see protsent on täiesti olemas. On olemas õnnetusi, mis võib-olla seda lennundusindustrit või siis lennundusala mõjutavad rohkem, suuremal määral, et võib-olla sellest taaski rääkida, et veenda inimesi, et igal halval asjal on selles mõttes ka tagajärg, et me püüame teha lennunduses kõik selleks, et neid asju enam ei juhtuks. Selliste tõsisemate õnnetuste alati uuritakse ja kui uurimustulemus viitab sellele, et midagi annab parandada või parandada, siis seda ka tehakse. Uusi jõululaule muusikaturul. Pühade hittidega on välja tulnud Venezuela valitsus ja kassid.